Mulla loomulik areng on aeglane, kuid mõned mulla omadused võivad muutuda kiiresti ja lühiajaliselt ebasobivate harimisvõtete ja äärmuslike ilmaolude tõttu. Suundumuste usaldusväärseks hindamiseks on oluline pikaajaline ja järjepidev mullaseire. 2025. aastal seires olnud alade tulemused näitavad üldiselt stabiilselt head muldade seisundit, kuid samas võib märgata suundumisi, mis on seotud nii inimtegevuse kui ilmastikuga. Põllumuldade võrdlus metsamuldadega kinnitab maakasutuse mõju muldadele. Pikaajaline väetamine ja maaharimine on muutnud mulla ülemise umbes 30 cm paksuse kasvukihi ühtlasemaks, sest kündmine segab mulla läbi. Seetõttu on see kiht toitainete rikkam ja vähem happeline kui sama mullaliiki metsamullal. 2025. aasta mullaseire kõige märkimisväärsem tulemus on erakordselt vihmase suve selge ja kiire mõju liigniisketele muldadele. Sademete rohkus viis mullad kiiresti veega küllastunud seisundisse ning enamikel aladel langes mulla õhustatus alla kriitilise piiri. Mullad jäid hapniku puudusesse, mis mõjutas mulla elustiku aktiivsust ja taimejuurte kasvu. 2025. aasta mullaseire tulemused näitavad, et seires olnud muldade seisund on üldiselt hea, kuid samas võib muld kiiresti reageerida ka ilmastikule. See tähendab, et mulla tervis ei sõltu ainult harimisest ja väetamisest, vaid ka erakordsetest ilmastikuoludest.